Nii, tere, olen Maila müstilisest maailmast. Nii, nüüd vaatame, mida toob juulikuu aprillikuus sündinutele. Vaatame, mida see juulikuu teile siis toob. Nii. Mõnedega teen ühtepidi, mõnedega teen teistpidi, mõnedel tõmban läbisegi, mõnedel tõmban järjest siin kaarte. Nii, vaatame. Nii, teil ka mingisugused mured, mis on teile valmistanud sellist südamevalu, näitab, et ilusasti lahenevad ära, siis armastussuhetesse võib tekkida uut armastust. Aga kui on teie, kes te olete suhtes, siis teil on nüüd endal vaadata, kuidas te valite oma need, sest teil on võimalik tekkida ka siin täiesti uus armastus, täiesti uus suhe, aga on võimalik saada ka oma suhe ilusasti korda, nii et siis ise vaatate, kuidas teil süda tunneb, kuidas te toimetate. Ja see samane suhte kordasaamise koha pealt ütleks isegi niimoodi, et teil on pärast maru hea meel, et te ei loobunud, et te ikkagi valisite selle suhte kriisist läbi tulemise. Niimoodi, hästi kiire kuu, hästi palju reisimist, hästi palju liikumist, siis ka jälle laheneb ära mingisugune teema, isegi selline teema, mis on kas siis mingi vale või mingisugune kavaluse teema, mingi kavaldamine. Et võimalik, et näete kellegi kavaluse läbi ja siin on muidugi kõik on selle kavaluse kaardi, rebase kaardi ümber on head toetavad kaardid igal pool, siis see tähendabki seda, et isegi kui keegi midagi, mingit, kas on midagi salajas hoitud teie eest või mingit kavalust plaanitsetud, siis te näete selle läbi ja see ei kahjusta teid absoluutselt üldse. Niimoodi reisidemistega seoses on siin jah, liikumist on hästi palju ja sellega seoses muidugi ka natukene väljaminekuid. Ja kellel nüüd tõesti on siis ikka jälle suhte koha peale lähen, eks ju, siin näitab leppimist ja kui on olnud siis mingi jälle sama jutt, eks ju, aga natuke kriisis suhe, siis teil on see leppimine võib tulla väga hästi isegi kusagil niimoodi, et te peate minema kodust välja, te peate saama kuskile, kas sõidate kuskile loodusesse või sõidate kuskile koos, võtate mingi matkakese ette või mingi reisikese, et see leppimine võib teil seal ilusasti toimuda, et teete selle enda jaoks selle väljamineku ja pärast olete hästi rahul sellega. Nii, mõned teist võivad hakata pidama abiellumise plaani. Et siin on kihlumist ja abiellumist on täitsa näha kohe, aga see tuleb nagu eriti sellise kuu lõpu poole. Niimoodi, vaatame siis edasi järgmiste kaartidega. Niimoodi aprillikuu. Kahju, et ma ei saa teile kaameras näidata praegust. Kas võttis maru ägeda selle poosi sisse. Täitsa lõpp, ma näitan teile. Oota, ei näita, aga hakkab juba ära pöörama. Ikka näitan, sellepärast, et kass magab nii ägedalt, nii nagu inimene magab. Ma kohe näitan teile. Niimoodi. Näete, siin magab kass. Enne oli natuke paremini, aga jalad sirgu ja ilusasti sellili. Nii et kassidel on maru ägedaid poose alati magamiseks. Mul on pool telefoni täis neid kassipilte, kus kass igasuguste erinevate poosidega magab. Et arvatavasti iga kassi omanik on telefoni täis pildistanud oma kassi ägedate poosidega pilte. Nii et seltskondlik
tema on kogu aeg tööl kaasas muga. Nii, vaatame siis edasi aprillikuus sündinutele, mida teile see juulikuu toob. Nii. Niimoodi. Kuu algus olete natukene kuidagi sellised, peate olema natukene ettevaatlikumad, aga siin edasi läheb juba jumala ilusaks. Nii et ettevaatus on nüüd selle koha pealt, et ärge sinna mineviku eksimustesse ja nendesse vigadesse väga tagasi süüvige ega hakake neid liiga pikalt analüüsima, sellepärast et siin just see näitabki, et tuleb ettevaatlik olla, et ei läheks tagasi kühveldama oma neid mineviku asju, sest minevik on minevik ja mis on olnud, see on olnud, et pole vaja, keskenduge rohkem olevikule ja tulevikule. Niimoodi, siis teil ka näitab, et te saate see kuu hästi ilusti, saate siis niimoodi särada, energia on teil, kasvab järjest tugevamaks läheb. Ja nüüd on siis see koht, et te hakkate suutmagi, te õnneks õpite selle õppetunni ära, et te ei lähe enam sinna mineviku asjadesse tagasi, sellepärast et kui varem on olnud teil raskusi nende asjade lahtilaskmisega, minevikust lahtilaskmisega, siis nüüd te saate sellega suurepäraselt hakkama, näen, et te olete valmis lahti laskma kõik, mis teid enam ei teeni. Raha olukorraga on siin niimoodi, et millegi jaoks võite te koguda, võib-olla on see kuu natukene rohkem on väljaminekut kui sissetulekuid. Kuu läheb üpris kiiresti teil, mingi teekond teie elus saab otsa, hakkab uus teekond ja otsa saab just see teekond, mis on siis, olete tulnud läbi igasuguste raskuste, nii võimalik, et ka majanduslikult kui ka läbi selliste tunnete, mis on siis teile raskusi tekitanud. Ja nüüd on siis selline algamas teie jaoks uus eluetapp, mis on helgem kui siis need varasemad eluetapid. Niimoodi, siis tuleenergiat teil on vaja, ma isegi õpetan seda, et kui teie nüüd tahate enda ellu tõmmata rohkem raha, siis teed põletage rohelisi küünlaid. Muideks, rohelised küünlad on ka poest otsa saanud, enam ei ole eriti näinud neid. Ja nii nagu kuldsete küünaldega, nii kui ma ütlesin, et kuldseid küünlad nipp õpetasin, siis peale seda ma olen ainult ühe kuldse küünla poes leidnud, selle ma ostsin ka igaks juhuks ära, sellepärast et no lihtsalt täitsa lõpuni, et kes iganes küünlaid teeb, ma annan teile hea nõuande, hakake tegema kuldseid küünlaid, sellepärast et nende järgi, uskuge mind, nende järgi nõudlus tuleb väga, väga suur. Nii et hakake kuldseid küünlaid tegema. Nii. Aga muidu jah, teil näitab siin niimoodi, et teil jah, see kirekene, kõik see tunded kerkivad esile, aga te ei võta seda nii suure lõõmamisega nagu mõni teine mõnes teises kuus sündi, kuigi aprillis see osa, kes on siis jäärad, need võivad ju küll olla, jääradel on ka kohe pauh niimoodi üle pea, aga nüüd on niimoodi, et nüüd te kuidagi võtate rahulikumalt, tasakaalukamalt. Aga jah, soovituslik ka, et põletage jah küünlaid oma elus, kui tahate armastust, põletage punaseid küünlaid. Ühesõnaga võite põletada ükskõik mis värvi küünlad, aga lihtsalt see, et see roheline toob raha, punane toob armastust. Ja noh, valge on lihtsalt hea mõnus puhtuse ja rahulolu sümbol, märk. Nii, vaatame edasi. Niimoodi, võtame nende metafoorikaartidega ka. Vaatame, mis keegi kirjutab. Niimoodi. Ma olin kunagi maru vastu selle nutikellale ja nüüd on täitsa hea meel, et on olemas, sellepärast et kui videot teen, siis on hea, kui keegi helistab, siis klõps panen siit, et helistan hiljem tagasi ja ei ole seda asja, et see telefon huugab või müdiseb siin käe peal nii kaua. Nii, vaatame aprillikuus sündinukesed, mida teile toob siis juulikuu. Nii,
teie ka tahate rohkem looduses viibida. nii, hästi palju mõtteid, hästi palju võõraid mõtteid peas, hästi palju tuleb arvestada, kes mida mõtleb, kes noh, ühesõnaga väga paljud mõtlevad teie peale, te peate hästi tegema vahet sellest, mis on teie enda mõtted ja mis on siis teiste mõtted ja tahtmised. nii et teie minge ikka oma rada, nii nagu teie olete otsustanud ja tunnetanud. leppimist näen siin suhetes, siis unistuste neid täitumisi, siis te olete väga palju oma emotsioonidega, oma sisemiste nende varjudega teinud tööd, siin näitab, et teete veel, et teil on juba no ikka korralikult on tööd tehtud, aga mingid varjukohad on veel, mille kallal te peate tööd tegema. võimalik, et paljud teist äkki ei usu siis noh, paremasse tulevikku. et natuke mingid teatud sellised hirmukesed tulevad välja, aga te tegelete nende tunnetega siin ilusti. võimalik, et mõnedel teist on ka lihtsalt see, et nagu kõikidel inimestel on ju oma need iseloomud ja oma plussid ja miinused, et siis te pigem lihvite neid miinuspooli plussideks. et kui olete mingi aeg lihtsalt noh, kas palju asju elus maha maganud või molutanud niisama, siis nüüd te võtate selle enda elu juhtimise enda kätte ja hakkate looma sellist elu, nagu te ise tahate. nii, aga tahtke siis head. niimoodi, mis siis veel siin näitab, et näitab te ei saa niisama istuda, te peate ikka hakkama oma tuleviku suunas, parema tuleviku suunas liigutama, aga selleks aitab teil paremini mõtteid koondada see, kui te saate linnast välja, kui te saate loodusesse. et sellist kvaliteetaega kahekesi partneriga või siis noh, ikka pigem ikka on see rida on siin partneri rida, et minge sõitke kuskile välja, tehke enda jaoks sellist mõnusat olemist, sellepärast et see aitab teid mingisugusest sellisest seisma jäänud rutiinist või elust välja. sest vahepeal võib küll tekkida siin selline tunne, et noh, kõik tundub kuidagi väga masendav ja ei tea, kas ma tulen sellistest olukordadest läbi või kas ma tulen sellest välja. Tulete väga ilusasti. Aga just see, et see loodus teid niimoodi aitab ja partneriga koos. Kes olete üksikud, siis no võtke kas see sõbrannad või niimoodi, et te peate saama kodust välja. Nii, ja kuu lõpus juba näitab niimoodi ilusasti, et on teil sellised tulevikuvisioonid, kõrgemalt poolt teid hoitakse, toetakse teie tee, mis siis teie ees on, et see on väga huvitavalt on niimoodi, et justkui kogu aeg on keegi, kes teie teel teid aitab, et teie teed valgustatakse. Maru äge. Nii, vaatame siis, mis siin universumi poolt sõnumiks veel tuleb. nii, universumi sõnum teile, aprilli sünnipäevalastele. nii, ahaa, teil tuleb selline sõnum, et see, kui te tahate nüüd midagi väga head siin tulevikust saada, siis teil on see seemnete külmamise aeg praegust. et hakake aga pihta oma unistuste loomisega. et ühesõnaga, kõik, mis te praegust ette võtate, hakkate tegema. et seal on väga suur tõenäosus on, et need asjad kõik kannavad väga vilja ja õnnestuvad. et ärge neid juhuseid käest ära laske. et liigutage ennast oma helge tuleviku nimel. nii,
aga aitäh teile, et te mind olete siin ilusasti kannatlikult ära kuulanud. Kirjutage mulle siia alla, jagage oma neid kogemusi, millega teil seostub. Ja siis, kui teil on, kes tahab minuga ühendust võtta, siis see leiab minu telefoninumbri Facebooki Müstiline Maailm lehe pealt. Ja siis saate mulle ka kirjutada Messengeri, minu isikliku Messengeri Müstilise Maailma lehe peale. Võite muidugi ka kirjutada seal Messengeris, ma saan ka asjad kätte ilusasti, et võite küll. Aga lihtsalt teinekord ma ei taipa sinna vaadata ja siis on niimoodi, et isikliku pealt saate kiiremini minuga ühendust. Ja siis saame juba edaspidi kokku leppida, kes tahab eraldi omal täitsa personaalset lugemist. Et see kõik on ju siin siiski üldine ju lihtsalt aprillikuus sündinutele, aga aprillikuus sündite kõik olete ju omamoodi, te olete kõik erilised, kõik olete kõik asjad mõjutavad, sünnikuupäevad, kellaajad, kõik, kus planeedid parasjagu asuvad teie sünnihetkel ja kui numeroloogiliselt võtta päevade kaupagi on, siis ju iseloomud on erinevad, nüansid on erinevad, nii et kui tahate jah, mingit personaalset sellist kaardi lugemist ka või mingisugused hästi sellised asjad, mis teil on vaja otsustada ja kui te ei ole endas kindlad, siis saate mulle kirjutada, saate ühendust võtta ja siis saame järgi vaadata, mis on teie jaoks kõige parem lahendus. Et kui ühtepidi teete, kuidas siis on, kui teistpidi teete, kuidas siis on, et siis saate enda jaoks. Ja kui te minuga ühendust võtate, siis alati ma õpetan teile ka, et kuidas te ise saate kõige paremini enda neid tundeid teada ja usaldada, et ilma, et peaks kogu aeg kuskile kellegi poole pöörduma. Nii et väga vahva. Aga ilusat suve jätku teile ja siis järgmiste toredate kordadeni.